Pythoniga, Power BI-ga, Power Automate'iga ja ma lihtsalt ei teadnud üldse, mis see on. Järgmisel hommikul tuli välja, et lisaks see on väga masendav töö, sest mina pean 50 või 60 korda erinevate nuppude peale vajutama. Ma kiiresti avasin ChatGPT, kirjutasin, vaata, mul on selline uus amet, sellised asjad. Ja ta kirjutas mulle, et ära muretse, kõigepealt automatiseerime mõned sinu masendavad ülesanded. Ja nüüd ma vaatasin 3 lahendust, ta andis mulle 3 lahendused. Ma saatsin IT-osakonnale, IT-osakond vaatas läbi ja ütles, et see teine on väga turvaline, sa võid seda kasutada. Ja nüüd minu hommik näeb välja niimoodi. Ma ärkan, ma vajutan ühe nupu peale Power Automate'is ja ma lähen kohvit jooma. Ma joon kohvit, naudin hommikut, võib-olla naudin päikest, kui ilm on hea. Ja samal ajal minu arvuti teeb kõik neid masendavad ülesandeid iseseisvalt. Ta vaatab, mis toimub ekraani peal, ta tuvastab, milline tekst ilmub ekraani peal ja ta teab täpselt, milline nuppu peab ta vajutama. Päriselt ühte sama liigutust kogu aeg? Ei ole, need on väga erinevad projektid ja erinevad sõnad ilmuvad ekraani peal ja siis tal nagu on juba seal Power Automate'is kirjutatud. See on väga lihtne automatiseering. Ma usun, et mingi IT-mees hakkab praegu lihtsalt naerama, et ma saan seda mingi PowerShelliga või Pythoniga automatiseerida, aga mina ei olnud programmeerija, siiamaani ei ole, mina olen lihtsalt insener. Ja lihtsalt see näitab, et igaüks saab päris palju asjad oma tööelus optimiseerida ja automatiseerida. Ja nüüd 20 minutit, ma naudin hommikut, võib-olla planeerin midagi käsitsi ja see masendav töö on arvuti iga hommik teeb iseseisvalt. Siis ma tulen tagasi ja käivitan mingi teine automatiseerimine. Miks ma olen siin täna ja kes mina üldse olen? Minu nimi on Dmitri, kuna oleme tõkas, siis minu akadeemiline taust on selline, et ma kunagi ammu õppisin lennukit projekteerima Moskvas. Siis ma läksin Taani ja õppisin seal arhitektuuri ja selle bagaažiga ma tulin Eestisse 10 aastat tagasi ja 10 aastat olen siis projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas. 7 aastat olen töötanud projekteerijana, sprinklersüsteemi projekteerijad, siin vist ei ole. Koos Mariga olen töötanud projekteerijana ja nüüd 3 aastat ma olen Arbi Railis, see on siis rahvusvaheline üksus, mis teeb ekspertiisid Rail Baltica projektis. Mina tegelen seal BIM-iga ja mina vastutan Eesti sektsiooni eest. Ja tänu sellele, et nüüd ma oskan päris palju automatiseerida, mul on rohkem aega selleks, et lisatööd teha, koolitada ja lisaks juba 2 aastat ma õpin ülikoolis TalTechis. Mina lõpetan juba vesi ja kanal erialal. See tähendab, et mul on palju tegemist ja mina ei ole, te ei pea mõtlema, et ma olen nii tark või mingi geniaalne, vaid lihtsalt ma oskan väga hästi ChatGPT kasutada selleks, et sellised väiksed jupid oma elus automatiseerida. Ja kuna meil on täna inspiratsioonipäev, siis minu eesmärk ongi teile täna näidata praktiliselt, kuidas igaüks saab sellega alustada. Millest me täna räägime? Me teeme niimoodi. See andmeanalüüs ja üldse see teema tundub nii keeruline ja sellepärast ma mõtlesin, et redutseerime kompleksus, võtame mingid lihtsalt väga Excelid ja vaatame samm-sammult, et alustame näiteks üks fail Excel ja valemid, kuidas me saame neid kasutada seal. Ja järgmine samm siis, kas ma saan seda Excelit automatiseerida Visual Basic'u kaudu. Järgmine samm vaatame, mida ChatGPT saab teha. Järgmine samm vaatame, kuidas me saame Pythoniga automatiseerida ja siis lõpuks vaatame Microsofti tööriistad Power Automate ja Power BI. Muidugi 1 tund ei ole nii pikk aeg, et aru saada või siis kõiki neid proovida, aga ma arvan, et teil on siis salvestus, teil on siis arusaam, kuidas ja kus te võite lahendused otsida. Nii, kõige tähtsam, kui te tahate
minuga kaasa teha, seal on võimalus ka olemas, kui te lähete bit.ly ja koolitus suure K-ga, siis siin on teka tab ja siin on 3 erinevaid lingid. Esimene on minu esitlus, teine on ChatGPT chat, kus on juba kõik kontekst selles töötubas loodud. See tähendab, et me lihtsalt hakkame kõik sama chati kasutama selleks, et aru saada ja nõu küsida. Ja 3. on Google Drive, kus on 3 Exceli failid, mida ma hakkan täna kasutama selleks, et näidata teile, mis see. Avata, sa lihtsalt lähed internetti ja kirjutad bit.ly niimoodi. bit.ly/koolitus suure K-ga. Ja seal siis need slaidid, chat GPT, proovime vajutame selle peale. Nii, kas ta avab? Ja, siis chat GPT, kus on põhimõtteliselt siin, tal on kontekst juba antud. Selle chatiga ma olen ette valmistatud selleks töötubaks, et ta juba teab, millest me hakkame rääkima ja ta teab, millised lahendused peab pakkuma. Ja ma ütlen teile, ma ei tea, kas siin keegi kasutab aktiivselt seda ChatGPT näiteks oma töös või veel ikka, jah? Et väga hea võimalus, kui teil tuleb mingi koosolek või teil on vaja kuidagi jagada mingid mõtted, te saate chatis kõik, saate seda konteksti luua ja siis lihtsalt jagada seda chati teistega. Ja siis see inimene hakkab kasutama nagu seda konteksti. Nii, siis nüüd loodetavasti te näete seda, võite need 3 Excelit alla laadida. Teil on see chat, mida me saame edasi teiega kasutada, kuna see on meie peamees. Ja lisaks teil on 3 failid, need, kes tahavad kaasa teha, sest meil on väga sellised primitiivsed võib-olla failid, aga need primitiivsed failid aitavad meid aru saada, kuidas edasi. Nii, andke mulle palun veel 7 minutit, enne kui me hakkame midagi aktiivselt tegema ja ma räägin natuke asjadest, mis ma arvan on väga-väga olulised. Ja mina räägin muidugi mõtteviisist. Mõtteviis on, meil võiks olla, võib-olla meil on kõige paremad mingid tööriistad, aga kui meil ei ole, kui me lihtsalt ei soovi need kasutada või me ei näe selles mingit eelist, siis need tööriistad üldse ei tööta. Praegu maailmas ilmub selline, kuidas ma ütlen, ideoloogia võib-olla, et citizen developers. Citizen developers on siis inimesed, kes insenerid, ehitajad, õpetajad, kes on mitte valdkonna spetsialistid, aga kellel on vähe või üldse mitte programmeerimiskogemust ei ole, kuid kes loob rakendusi IT-osakonna poolt heaks kiidetud tehnoloogia ja protsesside abil. Vot see sama video, see ongi see citizen developer mõtteviis, et mul oli probleem, ma ei oska programmeerida, aga mul on nüüd tehisintellekt, mis oskab mulle pakkuda väga head variandid ja mul on lisaks Python, mida ma saan kasutada samamoodi ja kui te kasutate Windows 11, teil on juba installitud Windowsi poolt Microsoft Power Automate, te võite proovida, kui te vajutate Windows nuppu peale ja kirjutate Power Automate, siis ma loodan, et teil on see tarkvara juba ka olemas. Ja lisaks Microsoft Power BI ja põhimõtteliselt, mis siin konks on selline, need 4 tarkvarad, kui te olete Microsofti peale, põhimõtteliselt ei vaja lisainvesteeringuid. See tähendab, et te saate päris palju asja tõesti automatiseerida ja proovida ja ei pea nagu väga palju maksta nende eest. Python on tasuta, Copilot on teil ka tasuta olemas, ChatGPT, kes tahab. Microsoft Power Automate on teil olemas ja Microsoft Power BI te saate ka alla laadida. Nii, ja tööülesanne automatiseerimine, protsess, sellest võib-olla räägime veel, aga paar näidet, et oleks nagu arusaadav, millest ma räägin.
et kui 2 aastat tagasi me alustasime selle mõtteviisiga, siis tuli välja, et me saame tõesti palju asjad automatiseerida meie igapäevases elus. See video, mida ma näitasin, on üks näide, aga lisaks meil on nüüd võimalus, projektijuhid kirjutavad meile, Dmitri, mul on 30 erinevat Excelit ja mul on vaja kuidagi visualiseerida need andmed. Mul on vaja näiteks koondtabelit teha. Mina teen seda ja see projektijuht teeb seda muidugi käsitsi iga nädal. Me kirjutame kiiresti chati, et vot selline olukord, selline probleem. Chat kirjutab meile Pythoni skripti. Me lihtsalt anname Pythoni skripti projektijuhile ja nüüd tal on tööriist, mis automaatselt paneb 20, 200, 300, mis iganes Excelit kokku. Me ühendame see Excel Power BI-ga ja nüüd tal on selline ilus dashboard, mis jookseb seal automaatselt ja ta ei pea mitte midagi tegema, vaid lihtsalt käivitada seda Pythoni skripti. Meil on nüüd projektijuhid, kellele Python ei meeldi, aga kellel on mingid lemmikud Excelid, millega nad töötavad igapäevaselt. Ja tänu AI tehnoloogiale me saame neile pakkuda VBA skriptid. Ma ei tea, kas teate, mis see VBA on? See on siis makrod, mida saate Excelis käivitada. Kas te olete kunagi iseseisvalt neid kirjutanud? Ja kuidas see keeruline, eks ole, see VBA ikkagi, ütleme, kui sa tahad nagu täpselt mingid ülesanne, siis see VBA skript on üsna sükene, ei ole väga intuitiivne selles mõttes. Mina õppisin kunagi Basicut, Yeah. siis Free Basicut, Yeah. siis natuke Visual Basicut, aga ongi VBA, ongi Visual Basic. Ja, Visual Basic, just, ja. Aga ikkagi vaata, kui sul on mingi ülesanne, no see võtab sul tunnike, ütleme nii, et kõik... Seal on lahendus on see, et sa teed selle... Ja, recording, jah? Ja siis on see, et sa vaatad, mis kood tekib ja sa munid seda koodi õigemaks, kui vaja ongi kogu lugu. Aga kui sul on kogemus, et selles mõttes, kui sa pead oskama, just. Aga nüüd sa ei pea oskama ja täna ma näitan teile, kuidas see kõik... Ja, seda ma näitan täna. Just, kuidas ei pea oskama, nii. Minul tegelikult, mis ma tahaksin tänasega saavutada, see, et ma ei ole Pythonit õppinud. Ja. Ma tahan peale tänast päeva teha Pythoniga programmi ilma, et ma seda õppinud. Just. Nüüd, meil on täna tunnike umbes ja meie eesmärk, et sa saaks Pythonit, et sa oled siis, kui sa tuled välja, siis oled Pythoni programmeerija meil, jah, tunni pärast. Super. Kõige tähtsam on tööriistad, millised tööriistad meil juba olemas, millised ei ole. Nagu ma ütlesin, ma loodan, et Power Automate on teil olemas. ChatGPT teil vist ka olemas, chat.com, ChatGPT tasuta saate kasutada. See on meie aju, mis oskab VBA ja mis oskab Pythonit. Nüüd, kui me läheme Microsoft Store, ja me vajutame Windows nuppu peale ja läheme Microsoft Store, siis siin me otsime kõigepealt Python, kirjutame siin Python ja kõige viimane versioon meile sobib 3.13. Ma võin seda, ma vajutan install nuppu peale ja siis ma saan seda installida. Kas te tahate kaasa minuga teha? Kas keegi tahab praegu Pythonit installida või te ikkagi rohkem tahate seda aru saama? Okei, et mõnedel on juba Python olemas. Jah, super. Ma sain koos laborandi abiga veel Visual Studio ja sinna veel selle extensioniga ühenduse ka. Okei, selleks, et kasutada Pythonit, 90%, mis on andmeanalüüsiga seotud, on seotud veel lisamooduliga. Et Pythonis on erinevad moodulid peal, siis me peame need ka praegu installima. Teeme niimoodi, me vajutame Windows nuppu peale ja kirjutame command prompt. CMD. Ja, CMD just. Ja siis pip install pandas. Kirjutame niimoodi pip. Ma loodan, et saan. Ja. Pip install pandas. Kui me pärast küsime ChatGPT mingi Pythoni koodi, me võime alati täpsustada, mis library't sa hakkad kasutama. Ja siis kui Python ütleb, okei. Ütleme, et pip is not recognized as internal or external command.
Proovi, siis võib-olla sul ei ole siin Pythoni. Okei, huvitav. Kas ja see environment... Peab samal ajal käima või mis see nagu... See, kui sa pimp kirjuta, siis environment peab teadma, kus Pythoni install on, mis ei teada. Ei, mina panin lihtsalt install default, nii nagu ta seal oli. Oota, sa kasutasid veebi kaudu installisid või proovi seda Microsoft Store'ist, jah? Okei. Aga seal oli see, et ma panin nagu default, et ma ei pannud seda mingeid linnukesi või asja. Ja. Äkki võib-olla oleks pidanud seal läbi käima. Lihtsalt, kui sa installid veebi kaudu, siis sul on see mingi installeerimisakene, siis sa pead seal defaultima midagi tegema, aga kui sa installid Microsoft Store kaudu... Ei, ma ei pannud Store'i kaudu, ma panin... Ja, just. Proovi Store kaudu teha seda. Mul on Rail Balticus isegi, ma ei saa, mul on IT turvaosakond, ei lase installida midagi veebi kaudu, aga Microsoft Store kaudu ma saan kõik installida. Me ei saanud isegi Spotify installida, nüüd Microsoft Store kaudu saame Spotify installida, nagu suur lifehack. Nii, proovige veel kord, jah, aga ma lihtsalt alustan, sa võid praegu Pythoniga seal proovida installida, aga lihtsalt alustame kõige lihtsamad asjad, jah. Nii, et ma ei tea, milline tase see on, siis... See on ükskõik, see ei ole nii oluline selles mõttes. Meie jaoks Pandas on juba nii vane, et me saame seda kasutada. Nii, mina kasutan neid 3 failid, siis põhimõtteliselt need on ChatGPT poolt genereeritud, kuidas ma ütlen, väike tabel. Siin on siis aine, õpilase nime ja 5 ülesannet ja nüüd kujutame ette, et ma pean keskmine arvutama ja pean staatuse ka arvutama, mis tähendab, et teil on mingi tabel, see on redutseeritud, lihtne näide, aga kujutame ette, et teil on mingi tabel, andmed ja siis te ei mäleta, milline see valem on. Lihtsalt ei mäleta peast. Mõned inimesed kopeerivad seda ja siis panevad chati või siis proovivad, kirjeldavad midagi, milline see valem peab olema. Mina näitan teile väga lihtne viis, me lihtsalt teeme print screen'i. Niimoodi. Ja, oota, print screen. Avame meie ChatGPT. Paneme siia, print screen, copy, paste. Aga sellepärast, et mõnikord, kui mul on keeruline tabel näiteks ja ma kopeerin, ta mõnikord läheb sassi selles mõttes ja see viis, et sa teed print screen'i, ta saab aru kõigest. Ja nüüd sinna meie chat-GPT-s. Ja, seda mina saan. Ja nüüd ma lihtsalt kirjutan tulp G, anna valem. Ja põhimõtteliselt ta peab teadma, et see on siis average. No, sul on eks järgmine. Ja põhimõtteliselt see on väga hea viis, kuidas me saame chatiga nagu tööd teha. Me ei kopeeri midagi, me lihtsalt teeme print screen'i näiteks tabelist, meie tarkvarast. Kui teil on mingid käsitsi tehtud protokollid, sa võid ka, aga lihtsalt see võtab rohkem aega tavaliselt. Ta hakkab seda vaatama, ta hakkab analüüsi tegema, mis see fail on, aga kui sul on vaja lihtsalt kiiresti, siin ülesanne, et ma lihtsalt ei mäleta seda valemit, mul on vajalik see valem. Ma teen print screen'i, viskan siia, ütleme, okei, tulp G, anna mulle valem. Ja ta isegi näeb terve seda konteksti, ta näeb terve tabeli ja ta saab, nagu te näete, ma ei andnud talle midagi muud, ta saab aru, et keskmine on siis see average valem. Ma kopeerin seda ja lihtsalt panen siia. Ja nüüd mul see toimub. Nüüd järgmine, ma kirjutan talle. Nüüd mul on vajalik valem staatus tulbi jaoks. Reegel on järgmine. Kui keskmine on suurem kui 75, siis
arvestatud. Kui vähem, siis mitte arvestatud. Ja samamoodi lihtsalt tal on juba kontekst olemas, ta teab, mis see tabel on ja nüüd ta annab mulle valemid ja ma saan veel kord seda kopeerida kiiresti ja siia panna. Ja nagu te näete, nüüd mul on see asi ka tehtud. Et kujutame ette, et ma lihtsalt peast ei mäleta kõik need valemid või kui mul on tõesti keeruline ülesanne, statistiline ülesanne, siis me saame kiiresti, me teeme print screen tabelist, viskame sinna, tal on kontekst olemas, kirjutame, mis meil vaja on ja põhimõtteliselt nüüd meil on kõik valemid vajalikud olemas. Nii, see on esimene samm, kõige lihtne ülesanne. Ja? Kujutame ette, et mul kargab pähe, et mina tahan niimoodi, et kui lahter on arvestatud, siis see peab olema roheline. Ja kui lahter on mitte arvestatud, siis see peab olema punane. Vot ilma chatita mina ei tea, kuidas sellega on. Sa oled teinud, jah. Conditional formatting, aga miks mitte kasutada ChatGPT ja lihtsalt kirjutada talle. Nüüd kirjuta mulle VBA skript, mis teeb arvestatud lahtrid rohelised ja mitte arvestatud lahtrid punased. See on palju kiiremini, kui näiteks kui ma ei mäleta, et kui ütleme, teie olete unikaalne inimene selles mõttes, et te oskate kõik need Visual Basic asjad, aga kujutame, ja kõik ei oska, et see on lihtsalt üks nagu redutseeritud komplekssuse näide, ta kirjutab mulle VBA, ma lihtsalt kopeerin seda ja nüüd oleme siin Excelis. Kõigepealt vaadake, kas teil on, kõikidel on see developer tab olemas. Ei ole. Ja? Kui teil developer tab ei ole, siis me läheme Excelisse, file. Kus see põhi, see oli seal kuskil selles drive'is või? Ja, sul ei ole seda. Okei. Nii, me vajutame siin options ja siin oli Customize ribbon. Ja Customize ribbon on siin developer. Kui teil seda tabi ei olnud, siis pange nüüd olemas. Jah, okei. Olete üles leidnud? Jah, okei. Ja, drive'is. Jaa. Ja vaata siin vasakul tabis on tõka. Ole leidnud, üles leidnud. Andres vaat tahti peale. Kummes linkidest? Aga see alumine. See alumine drive. Nüüd, kui nüüd teil on see developer olemas ja mina panen teile ka seda VBA koodi, kes tahab kaasa proovida. Panen siia. Jaa, vahet ei ole, me lihtsalt praegu vaatame, kuidas see käib. Nii. Te võite nüüd seda kopeerida ja nüüd me läheme developer, Visual Basic ja insert ja module. Ja siia lihtsalt pastime seda koodi. Me võime siin ja siis file ja põhimõtteliselt ongi see kõik. Me võime seda kinni panna. Nüüd me oleme teinud teiega väike makros. Kui te olete harjunud niimoodi tööd teha, siis te saate selle 1 minutiga, mis iganes teil kargab pähe automatiseering teha. Ja nüüd, kui ma lähen siia makros,
mul on see värvistaatused, ma vajutan run peale ja põhimõtteliselt mul VBA või Excel teeb täpselt seda, mida mina tahtsin. Jaa, muidugi. Jaa, oota, sul on developer olemas? Ei ole. Okei, siis me läheme File, Options ja Customize Ribbon ja Developer siin, linnuke. Korras? Vot. Nii, kui see on juba sul olemas, siis sa lähed Developer, Visual Basic, Insert Module ja siia lihtsalt pastid seda koodi, mida ma olen jaganud. Ja nüüd, kui see on juba seal olemas, makros ja värvistaatused, run ja siis ta hakkab need värvitama. Mõned, ma ei tea, mõned võivad mõelda, et mille jaoks üldse, aga ma ütlen teile reaalne use case, et mul oli üks koolitus, see oli kinnisvara ettevõte ja seal oli raamatupidaja, kellel on suur Excel ja lihtsalt ta näitas, et iga päev juba 5 aastat ta teeb samad asjad, kopeerid ühest kohast teise koha, siis kuidagi filtreerib käsitsi ja siis paneb käsitsi samamoodi, mis on juba makstud, mis ei ole makstud ja see võtab tal iga päev 1,5 tundi umbes. Me oleme istunud koos temaga ja ChatGPT-ga, lihtsalt kirjeldasime, mida ta peab tegema. ChatGPT kirjutas meil 3 VBA skripti, me oleme teinud talle 3 makrosed ja nüüd ta lihtsalt 5 minutiga saab töö ära lõpetada igapäevaselt. Et need VBA skriptid on teine samm. Kui teil on mingi Excel, millega te teete tööd igapäevaselt ja teil kargab, et okei, tahaks seda kuidagi optimiseerida, siis esimene samm, ma lähen ChatGPT-sse, ma saadan print screen oma tabelist ja ma selgitan talle, okei, mina tahan, et kui mina kasutan VBA, siis tulevad erinevad värvid kategooriatele. Olete minuga veel? Jah, super. Ja lisaks ma näitan teile üks ka lifehack, et me saame insertida näiteks shape, insert shape ja siis see on meil nupp Excelis ja clear format ja nupp ja selle nuppu sees me saame teksti panna. Proovime. Aga kas teil töötas üldse? VBA skript töötas? Jah, töötas, jah. Kellele töötanud? Sa ei pea ju kompailima midagi enne, sa lased otse selle makroranni ja peaks olema okei. Sa võid, no davai, vaatame veel kord. View, developer, Visual Basic, Insert, Module, siis paneme siia seda sama ja siis sa võid panna, ja võib-olla proovi seda debug ja compile VBA project. No mul töötas ja ma saan aru, et teistel ka, et ilma ka compilita töötas. Aga sa võid seda ka proovida, jah. Debug, compile ja siis sul... Ja siis töötab. Ikkagi ei tööta. Vot huvitav. 50-50, jah? Äkki seal on midagi ikkagi veel nii. Oled kindel, et õigesti kopeerinud seda, jah? Ma võtsin ta sellest, jah, ta võib üle vaadata, äkki seal mingi rida kulgu. Hakkab saabiga ja endsaabiga lõpeb. Aha. Ma arvan, et võiks olla. No nii, ma lihtsalt ütlen, kui sellised probleemid tavaliselt, kui mul midagi ei tööta, siis muidugi ma lihtsalt debugin ChatGPT-ga, ma saadan talle tagasi ja ütlen, kuule, kõikidel klassis töötab, mul ei tööta, mis see probleem on? Sul töötab, jah? Okei. Sul ka töötab, jah? Okei.
selge, aga me läheme edasi, aga me vaatame veel kord nagu lõpuks, võib-olla kui on aega, siis me saame individuaalselt vaadata, miks see teil ei tööta. Vot. Nii, veel üks väike lifehack, et kui teil on see selline nupuke, et insert ja shape, siis te saate parema klõksuga assign makro. Mida ma tegin insert, shape, joonistasin mingi nuppu ja siis parem klõks, assign makro ja siis te saate näiteks värvistaatused siia assignida, mis tähendab, et kui te vajutate selle nuppu peale, siis automaatselt ta teeb seda automatiseeringu, mis teil vajalik on. Veel kord näitan, shapes, insert, shapes, shape, joonistan nuppu, parem klõps, assign makro ja valin, milline makro siin hakkab toimuma. Ja nüüd mul on selles minu lemmikus Excelis on ka üks nupp, et ma isegi ei pea seal makrose otsima seda, kus see makros on, mul on lemmik nupp, mis töötab niimoodi, ma vajutan lihtsalt selle peale ja mul on juba minu Excel automatiseeritud nii, nagu mina tahan. Enne ChatGPT, kui mul oleks näiteks selline, ei tööta? Siiamaani? Nupp on, aga kui ma vajutan. Oota, aga makro nüüd töötab või ei tööta? Makro, aga teil mõlemal ei tööta? No, väga huvitav. Väga huvitav, me vaatame seda. Ma luban, et vaatame. Assign makro panna, mis sinna makro? See peab olema see makro, mis on seotud kontrollime selle värvi tegemisega. Sellega peaks selle värvi tegema siis, kui see nuppu vajutab. Jah, just. Aga nendel töötab. No muidugi, kui makro ei tööta, siis kui sa assignid, see nupp ei hakka töötama. Äkki sealt makrost on ikkagi sellest koodist midagi puudu. Näita praegu sama seda makro. Aga sa võid, kuule, sa võid seda kopeerida, aga ma arvan, et kui sa kopeerisid, siis see on sama. Said tööle, okei, vedas. No need arvutid. Oota, sul on disabled makro. Sul on võib-olla see enable kuskil. See on mingis seal kuskil suva. Oota, väga huvitav. Samamoodi küsime ChatGPT kohta. Mõlematel inimestel makro ei tööta. Kas see on kuskil? Ma panin sisse, et enable on makros ja trust access to web app project model ja IP töötab. Okei. Ma pean Exceli tegema. Et makrode lubamine, kui avad faili, vaata, kas üleval kuvatakse kollast riba tekstiga security warning, macros have been disabled. Enable, fail salvestus, XLSM, mitte tavalised Excelis failis. Trust Center. Aga vaata siin Trust Centeris ka. Options, Trust Center. Oota, Options, Trust Center, kus see Trust Center? Siin olete vaadanud, Options ja Trust Center. Ja olete siin, jah? No siis see tähendab, et teil isegi kui iseseisvalt hakkate mingid makrot tegema, siis see vist ei toimu, sest teil on see välja lülitatud. Tõesti, jah? Midagi. Aga kui sa vajutad, no põhimõtteliselt see peab samamoodi töötama, et sul on mingi developer, makros ja sul on vaat. Et sellega me saame kopeerida asjad. Siin me saame näiteks kuskilt teisest Excelist võtta andmed siia panna. Me saame uue tab'i teha, et selles mõttes kui... See, et peab olema macro enabled file type. Ja. Kui seda ei ole, siis ta ei... Sa saad seda, kui sa salvestad seda, jah, sa võid seda... Sa võid proovida seda save as, salvestada ja siis salvesta nagu micro enabled file ja siis proovi. Vot. Ja.
Aga ühesõnaga ja printsiip on siin lihtsalt nagu, millest ma räägin praegu, et kui teil on mingi lemmik Excel ja teil on vaja midagi automatiseerida, filtreerida, mis iganes, et ei ole vaja käsitsi seda teha, lihtsalt kirjutame ChatGPT, et mul on selline probleem, kirjutame talle, teeme snapshoti ja saadame kontekstina ja siis ma ütlen teile, need VBA skriptid ta kirjutab hästi, et kui teil on hästi lihtsalt kirjeldatud, mida ta peab tegema, et 95% tuleb väga hea VBA skript, mis töötab. Nii, see on siis Excelit ja see on kõige lihtsam asi, mida te saate automatiseerida. Nüüd, kui ma eksisin, ma tahtsin natuke Pythonist rääkida. Ei, vaatame kõigepealt. Ma ei tea, kas te olete osalenud täna mingil koolitusel või esitlusel, kus nad näitasid, kuidas andmeanalüüsi teha ChatGPT-ga. Et siin on väga lihtne, ja, et me lihtsalt võtame kõik need 3 failid ja viskame siia chati. Võtame need 3 failid. Ei saanud? Ei, las ta olla, me vaatame teie sinuga koos. Ja. Ei, sa valid seda niimoodi ja lihtsalt viskad siia. Ja, kõik need 3 Excelit, ja. Mis siin probleem on? ChatGPT oskab väga hästi erinevat analüüsi teha. Kuna mina tegelen nende BIM mudelitega, siis mul tuleb väga palju erinevat analüüsi, aga siin on turvalisuse küsimus. Et ma veel ei näinud, et ettevõtte või IT-osakond või turvaosakond lubab sinna visata erinevaid näiteks mingid Exceli failid, kus on, ma ei tea, ettevõtte nimed või mingid, see on see data protection asi ja data protection aspekt ja siin on väga, ütleme, kriitiline küsimus. Aga muidu Keiu, kes on minu kolleeg, räägib sellest, et kui me saame kuidagi andmed anonüümiseerida, siis me saame muidugi kasutada. Tere! Ja siin, kui Excelit on juba siin sees, me saame küsida, vaata üle need Excelit ja pakku mulle 3 analüüsi, mis oleks kasulik mulle õpetajana näiteks. Siis põhimõtteliselt ChatGPT taga või ChatGPT kapoti all on Python, ta oskab. Kolm küsimust või 3 analüüsi, mida ta saab teha iseseisvalt. Et ChatGPT on nii tark, et ta pakub sulle kõigepealt. Sa võid kirjutada näiteks, pakku mulle 10 erinevat analüüsi või pakku mulle 15 erinevat analüüsi ja lihtsalt anname talle mingid andmed. Ja kui ta saab aru kontekstist, siis ta saab väga head erinevad küsimused pakkuda. No näiteks siin keskmiste arvutamine ja hinnete andmine, ülesannete keerukese analüüs, õpilaste võrdluse ainete lõikes. Mis iganes, me saame veel talle kirjutada, ei, pakku mulle veel 5 küsimust või kui ma tean täpselt, mida ma otsin, ma võin talle kirjutada, et ei, tee mulle analüüs, mis vastab küsimusele ja siis ma annan talle küsimus. Mis on kõige ägedam siin on, et ma võin talle kirjutada, nüüd tee analüüs, kasuta need 3 küsimust ja esita mulle siin graafikud. Kuna ta mõtleb, ma räägin teile, kuidas mina igapäevaselt seda teen. Mul on vaja raportit teha, ülem ootab, et mina igapäevaselt teen raportit. Raportit tähendab, et mul on mingi projekt, andmed selles projektis BIM-iga seotud. Ma teen andmeanalüüsi, tavaliselt käsitsi ja siis, mida ma tegin ennem, ma käsitsi tegin raporti. Excelis tegin mingid pivot tables, siis kirjutasin midagi, no siis pool päeva. Nüüd sellega
mina lihtsalt viskan sinna andmed, kirjutan, mida täpselt ma tahan, kirjutan talle, tee mulle lisaks graafikud ja ta kasutab Pythonit ja teeb mulle selliseid ilusad graafikud, mis näitavad täpselt seda, mida ma otsin. Kuidas? See on juba ChatGPT sees. Ja, et kui sa paned sinna Excelit siis ja küsid analüüsi, siis ChatGPT kasutab lihtsalt Pythoni. Kohe võtab ise ja kohe ise teab, mida ta peab tegema. PNG-s. No just, need ongi PNG failid. Koodi. Kas te näete siin analyzed või ei ole? Võib-olla sest sellepärast, et mul on siin tasuline versioon. Ja. Võib-olla küsimus, et mis mudelit sa kasutad? 4.0, jah? Kui sisse panen, siis ta lihtsalt teeb tavalise selle. Siin on 3, ja ta tegi sulle, sest ta tegi seda Canvases, kui sa vajuta selle peale. Siia? Jah. Siis põhimõtteliselt need on siin kõik olemas. Aga see ikkagi PNG fail, ja see on ikkagi pilt. Ja see on pilt. Ja, ma ei tea, kus see on. Oota, siin on ta. Ja nüüd mina saan talle kirjutada, nüüd tee mulle raporti. Tee mulle raport, kus sa kirjeldad, milline analüüs oli tehtud, lisa graafikud ja ekspordi mulle doc formaadis. Ma tahtsin, et teeks selle sama graafiku logaritmilise skaala, selle peale ta ütles, et it seems like I can't do more advanced data analysis right now. Please try again later. Okei, sul on tasuta versioon? Tasuta. Sul on juba limiit täis. Muidu ta saab päris hästi, kuna ta saab Pythonit, ta saab matemaatikat ja põhimõtteliselt ta saab väga hästi kõik need. Kui Pythonil on see raamatukogu või on see meetod sees, siis ta saab seda teha. Nii. Ja nüüd ta eksportis mulle raporti, mida mina saan nüüd kasutada. Kuidas ma üldse töötan ChatGPT-ga põhimõte? Mina ettevalmistan, et ta teeb mulle kõik ettevalmistustööd. Ma viskan talle mingid andmed, kirjutan talle, mida ma tahan, ta teeb mulle analüüsi, kirjeldab seda inglise keeles ilusti, teeb mulle graafikud, ma ütlen nüüd ekspordi Excelisse, Wordis, võtan Wordi ja nüüd edasi ma lihtsalt tegelen selle failiga, käsitsi kontrollin seda, lisan käsitsi, mida ma pean lisama ja saadan juhatajale. Lisaks mul on võimalus eksportida näiteks PowerPoint, mul on võimalus eksportida PDF, mis tähendab, et kõik need asjad on läbi chati on teostatavad. Mis muidugi ei tähenda, et kui mul on mingi keeruline ülesanne, ma teen seda siin, aga kui mul on, kuna ma töötan Rail Balticus ja bürokraatia on minu töö väga oluline osa ja suur osa, siis kõik need bürokraatilised tööd, ütleme nii, mida ma saan kiiresti teha, kiiresti kontrollida, et kõik on korras, ma saan läbi chati. Nüüd kujutame ette, aga nagu te näete, siin on probleem selles, et teie IT-osakond, kui ta teab, kui ta tuvastab, et lihtsalt viskate sinna mingid olulised dokumendid, siis tere. Siis võib olla probleem, et meie IT-osakond ametlikult ei luba, et me viskame sinna mingid olulised lepingud või mingid andmefailid või mis iganes. Ja sellepärast nüüd me tuleme küsimusele, kas me saame Pythoni teha, et samad asjad või mingid sarnased asjad lokaalselt teha. 90%, ütleme 90%, kuidas ma väljendan seda, iga nädal tuleb projektijuht ja ütleb, mul on
nii palju Excelit, mul on vaja koondtabeli teha ja siis mul on vaja andmed visualiseerida. Kas see on teostatav, Dmitri? Kas me peame lisainvesteeringut otsima? Ja mina ütlen, et me ei pea. Meil on Python ja meil on Power BI ja nüüd ma näitan teile, kuidas tavaliselt see käib. Kuidas see protsess käib? Aga enne kui me läheme edasi, et räägige palun, kas siiamaani oli selge või kas võib olla mingid küsimused, kas te näete, et selles mingi kasu üldse, kuidas teile tundub, et nagu oma tööelus või see on nagu ütleme liiga lihtne, et te saate seda iseseisvalt nagu teha? Suured andmemahud, siis ta kindlasti lihtsustusreeglid, väiksemad võib-olla. Nii, nüüd meil on ülesanne, meil on 200 Excelit ja meil on vaja koondtabeli teha, kujutame ette. Siin meil on ainult 3 Excelit ja samamoodi üks variant, et me viskame need Excelit ChatGPT-se ja ütleme, tee mulle koondtabel ja ekspordi mulle Excelis. Ta teeb seda kiiresti 2 minutiga, sest ta oskab seal Pythonit. Ja teine variant, ma teen screenshoti kontekstina, avan ChatGPT ja kirjutan talle, kirjuta mulle Pythoni skript, mis teeb, ja siis ma kirjutan täpselt, mida ma tahan. See on nimetatakse praegu vibe coding, ja, et kui ma ei oska programmeerida, aga ma oskan sõnadega programmeerida. Ma ütlen talle, milline loogika peab olema. Tee mulle Pythoni skript. Siin on loogika. Skript vaatab, skaneerib kausta ja võtab kõik XLSX failid, aga mitte koond XLSX. Ta teeb nendest failidest koond XLSX fail, mis on koondtabel. Ta ekspordib mulle sama kausta koond XLSX. Siis põhimõtteliselt sõnadega ma kirjutasin, kuidas see algoritm peab oma tööd tegema. Ta vaatab üle kausta, vaatab kõik Excelit, mis kaustas on, võtab andmed Excelitest, paneb need kokku ja ekspordib mulle uus koondfail. Nüüd ma vajutan lihtsalt enter peale ja ChatGPT hakkab mulle kirjutama koodi, mida ma hakkan kasutama. Nüüd te võite küsida, et mul on võib-olla vajalik nüüd mingi tarkvara, millega ma hakkan seda Pythonit avama ja vaatama. Ei ole vaja. Ma lihtsalt kirjutan siia, kui kood on valmis, export mulle see .py fail. Ja ChatGPT lihtsalt ekspordib meile skripti, mida ma saan käivitada ja vaadata, kas see toimub või mitte. Ta mõtleb natuke. Ja nüüd ta ekspordis mulle merge xlsx.python fail ja kui mul on arvutis juba Python olemas ja lisaks mul on need raamatukogud olemas, mida Python hakkab kasutama, siis põhimõtteliselt minu arvuti saab seda skripti kasutada ja mina ei pea isegi, ma ei kirjutanud ühte koodirida, lihtsalt vibe koodisin, mis tähendab, et ma tean peas, kuidas see loogika toimub. Ma selgitasin talle, et siin on see kaust, siin on need Excelid. Me Rail Balticas oleme teinud selle vibe koodiga väga rasked, väga keerulised koodid, mis on seotud IFC failidega
et ta peab DFC failidest mingit täpset infot võtta, korrigeerida seal, need puhastama, siis eksportima Excelisse, siis panna siia, kopeerida ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik on võimalik seal lihtsalt vibe code'iga. Legend peab paika, et Rail Baltical oli alguses 5 erinevat BIM-mudelit. Sa mõtled BIM-mudelit, reeglid? Ei, lihtsalt, et on nagu erinevad ettevõtted, kelle kõigil oli oma BIM. No mingil alguses. No alguses kui nad otsisid nagu, milline on see õige viis, kuidas, millised need õiged nõuded. No aga nüüd seda ei ole. Ja nüüd on meil ikkagi üks standard ja kõik peavad jälgima. Ja hästi, ja mina arvan ka. Nii, kood on valmis, me saame seda alla laadida ja põhimõtteliselt nüüd me paneme seda kausta. Te võite, kes tahab koos minuga teha, te võite siis põhimõtteliselt, teil on siin samamoodi 3 Excel failid ja 1 Pythoni fail kaustas. Kas okei, kui ma näitan edasi, mis ta või tahate, või keegi tahab midagi küsida? Ma näitan. Nii, mida ma olen siiamaani teinud? Mul on mingi olukord, kus on mulle mingid andmed, mingid Excelid. Mina kirjeldasin ChatGPT-st, kuidas täpselt ma tahan seda automatiseerida ja see on kõige lihtsam näide, lihtsalt pane neid kokku. Ta kirjutas mulle Pythoni koodi, ma ütlesin talle, ekspordi mulle see kood, ta tegi mulle lingi, ma olen seda alla laadinud ja pannud siia kausta. Ja nüüd ma lihtsalt pean kontrollima, kas see toimub või mitte. Kui see ei toimu, ma tulen tagasi chati ja ütlen, see ei toimu. Tuleb teine iteratsioon, ta annab mulle uue koodi ja ekspordib. Katsetan veel kord, ei toimu, tuleb veel kord. Ja muidugi, kui ma oskan Pythonit, ma saan seda iseseisvalt korrigeerida. Kui ma ei oska, siis koos chatiga me saame koos seda debugida ja tavaliselt see võtab 20, no maksimum, mida mina olen teinud, 20-25 iteratsioonid ja siis tuleb mingi hea lahendus, mis teeb täpselt seda, mida ma ootan. Aga vaatame, kuidas seda koodi üldse käivitada. Mõnikord sellega on probleemid. Ma olen ükskord teinud meie, kes see oli, HR personaalijuhid, jah? Ma olen neile teinud ühte koodi ja siis nad ütlesid, et me kunagi ei hakka seda Pythonit kasutama. Ja sellepärast tuli välja, et meil on vaja nagu teist variandit sealt teha, ma näitan teile, kui seda alternatiivid seal on. Aga ühesõnaga, vaadake, teil on juba kaustas see Python olemas. Me vajutame siin, kus on otsiriba, otsinguriba ja kirjutame siin CMD, command prompt. Me kirjutame siin, ma näitan, mida me kirjutame, Python 3, space ja koodi nimi. Mul on see koond.python. Ikkagi. Okei. Nii. Ja nüüd ma vajutan enter peale ja nüüd ta hakkab minu arvuti, kes juba teab Pythonit, kuna see on juba installitud. Ta lihtsalt hakkab seda Python koodi käivitama ja vaatame, mis saab. Mõnikord see võtab natuke aega. Python 3, coond.py ja coond-file koos. Coond-file on siin loodud ja ma ei tea, kas teil on coond-file ka olemas või kas kui keegi ei proovinud.
arusaadav, see on juba natuke keerulisem teema, aga kõige olulisem, et mida mina pean teile täna näitama, et kuidas see protsess käib. Kui mingi mõte, kuidas automatiseerida, ChatGPT saab teile kirjutada Pythoni koodi ja te saate seda eksportida chatist ja te saate seda lihtsalt siin proovida. Ma võin seda isegi, ma jagan seda koodi teiega, vaatame, kas te saate ka, te võite seda alla laadida ja proovida, kas töötab või mitte. Materjalid, materjalid ja ma panen seda Pythoni koodi siia. Võite selle alla laadida selle lingi kaudu ja proovida käivitada. Samamoodi CMD, Python 3, space ja faili nimi .py. Et kui ennem ainult programmeerijad või ma ütleme, need inimesed, kes tõesti oskavad hästi Pythonit, neil oli ainult võimalus automatiseerida paljud asjad, mis on seotud administratiiv- või projektijuhtimisega. Nüüd aga me saame iseseisvalt sellised variandid ja ongi see citizen developer mindset või siis mõtteviis, et ChatGPT oskab Pythonit, oskab VBA. Mina lihtsalt pean aru saama, kuidas seda käivitada minu arvutis. Ja nagu te näete ise, et võib-olla ja alguses see on natuke keeruline, aga lõpuks, kui see ei ole nagu raketiteadus selles mõttes, kuidas seda koodi käivitada. Ja kui me käivitame koodi, siis ja siis kui command-file on siin, ma kirjutan siia CMD, see avab mul command prompt, siin ma kirjutan Python 3 space ja .py ja vajutan enter peale ja siis ta hakkab, see käivitab koodi. Ja siis põhimõtteliselt, mis see Python? Python on lihtsalt keel, mida see arvuti hakkab oskama, kui me installime. Me anname talle retsepti, ta nüüd oskab seda retsepti lugeda, ta vaatab retsepti ja näeb, sest selles kaustas ma võtan kõik Excelid, ma panen need kokku ja eksportin need Excelid koondtabelina. Vist olen. Nüüd. Läks. Vaatame, kuidas teed. Aha. Nii. Õige. Vaatame. Cound.py. Ja nüüd, mis use pip or condo to install OpenPixel. See on väga hea näide. Sul tuleb mingi probleem, see alati juhtub niimoodi, me midagi teeme, käivitame ja siis viskab mingi probleem. Me lihtsalt kopeerime ja lähme ja küsime ChatGPT käest, mis siin peab olema. Muidu, kui teil ei käivita kood, siis te saate, tavaliselt see tähendab, et meil mingid raamatukogud puuduvad, midagi sellist. Siis me saame alati, huvitav, mida sul ChatGPT vastab sulle praegu? Mul puudub Pythonis vajalik teeknimega OpenPixel, mida pandas vajab X-ledeks failide lugemiseks. Ja, siis vaata, kuidas sa teed edasi. Sa võid, näiteks, kui selline probleem, sa võid edasi küsida, mida ma siis pean tegema, et mul see oleks arvutis. Siis ta ütleb sulle, ava command prompt ja samamoodi installi see library pip install OpenPixel. Pip install. See on see loogika, ja? Kuidas teistel on?
sul on samamoodi vist, jah? Kui sa installid siis seda raamatukogu, siis põhimõtteliselt sa proovid veel kord seda käivitada. Sest vaata, sul on vaja siis pip install pandas teha. Samamoodi, vaata, veel kord ma näitan. Command prompt. Ja siin pip install pandas. Need ei ole eriti palju need raamatukogud, mida te peate kasutama, kui te teete tööd Excelitega näiteks. Võib-olla 4-5 erinevat raamatukogud ja siis nagu kõik hakkab toimuma. Installib? Ahah, põhimõtteliselt te saate öelda nüüd, et te olete kõige programmeerijad peale seda tööd. Jah, cont-file, jah, super, vau. Jumal tänatud, et kõige piinlikum, kui see, ja keegi ei saa, et nagu super koolitaja kuule. Just. Et Mairi näidele on, et see on võimalik. See kõik on teostatav, jah? Ja kui sa vaatad nii ja siis ja põhimõtteliselt, kui kõik need asjad on siis lahendatud ja kujutage ette, üks kord ei toimu, siis te installite seda library, teine kord installite teine library ja põhimõtteliselt 2 nädalaga teil on kõik seal seadistatud, et te saate lihtsalt kiiresti kirjutada mulle koodi, ta kirjutab koodi, käivitate, et see toimub. Et kuna mul on nagu kõik need asjad juba siin sees, et kiiresti nagu selline probleem. Hommikul paned jala kukla taha ja siis teed. Just, jah. Kujuta ette, kui sa ei oska Pythonit, ei oska midagi teha, et sul on vaja nagu, ma ei tea, 200 mingid Excelit, mingid kokku panna või mingid asjad seal teha, et miks, mille jaoks? Pead oma ülemuse siia tooma. Just. Tema teeb mingid Exceli tabeleid. Ütle ülemusele, et sa võid poole päevaga tema tööd ära teha ja siis sa teed 5 minutiga ja siis sul on rohkem aega, et Prousti lugeda või ma ei tea. Mis sind inspireerib rohkem. Nii. Kuidas kõikidel üldiselt läheb? Kas mingid probleemid või küsimused või midagi ei ole üldiselt selge? Või kui on, siis küsige ja saame. Muidu ma näitan teile ühte asja ka, mis optimiseerid. Kuidas te tavaliselt kopeerite ja pastite? Ctrl-C, Ctrl-V. See ei ole kõige optimaalsem viis. Vaadake. Ei. Kui ma kopeerin mitu korda näiteks Ctrl-C, siis veel kord Ctrl-C, siis veel kord Ctrl-C, just. Ja siis ma kasutan Windows-V. Siis mul on kõik need asjad mälus olemas. Ja? Te saate seda sisse lülitada. Väga tihti, kui ma teen koolitused AI teemal, siis inimesed on tänulikud, et vist just seda asja ma olen näidanud, et neil on vaja näiteks mingist ühest dokumendist kopeerida 20 asjad ja siis seda pastida kuhugi ja siis nad ei pea nagu iga kord seda Ctrl-C, Ctrl-V tegema. Lihtsalt üks kord Windows-V. Alti alla vist ja siis niimoodi nopid välja. Just. Aga see on väga kasulik, kui me isegi ChatGPT ka kasutame, siis Ctrl-C. Jah. Ja, just turn on. Ja nüüd kui sa kopeerid mitu korda, siis sul seal mälus on kõik need asjad. Sul töötas? Jah. Just. Aga issand, kui palju ta võtab sinna sisse? Oi, ma ei mäleta, terve päeva vist ma kopeerin, ma ei tea, 30, täpselt 34. Kontrollida, mis sa teinud oled päeval. Ei, no vaata, kui näiteks sul on mingi dokumendi, siis sa pead kuskilt mujalt mingit tabelitest kopeerida mingid andmed, sa lihtsalt tabelis Ctrl-C, siis lähed dokumendi sisse ja siis kiiresti kopeerid seda Windows-V-ga. Need väiksed jupid ja väiksed sellised liigutused, aga nad säästvad aega ja siis teil on rohkem aega ise endale. Mis sul on smailid ja südamed ja asjad seal peal? Kus? See clipboardi selle lehe.
Clipboardis, mis meil siin on? see oli üleval reas, vaata. Jaa, ma ei tea isegi. Sa võid seda vist ka siia paste'ida. Jah, vist küll. Nii. Nüüd kõige keerulisem ülesanne on täidetud. Te juba olete kõvad programmeerijad, teil juba Python installitud, juba teate, et Pythonil on erinevad raamatukogud. Super, äge. Aga nüüd me võime kasutada lihtsalt Microsofti tööriistad, et need andmed näiteks visualiseerida. Samamoodi Microsoft Store me saame siin alla laadida Power BI. Siin on väike konks. Ma ei tea, kas see on siis, kui teil on ärilitsents, kas see on teie jaoks tasuline või mitte? Educational. Ja, okei, no siis vist peab olema see tasuta. Aga kui te see laseb installida ja installib. Kui see on juba installitud, kas keegi on kunagi Power BI kasutanud? Ei kasutanud? Tõesti, super, siis meil on üks asjatundja siin. Siis väga hea. Ma tean, et me kasutame, mingi osakond kasutab Power BI mingite andmete analüüsi. Ma lihtsalt näitan teiega, kuidas see koos Pythoniga töötab. Mis on põhimõte? Milline põhimõte? Mul on erinevad Excelid kuskil. Erinevad inimesed täidavad need Excelid. Mul on üks Python skript, mis võtab erinevates kohtades infot ja teeb mulle koondtabel. Koondtabel on ühendatud Power BI-ga. Mis tähendab, ma käivitan hommikul skripti, kõige värskemat infot koondtabelis, ma vajutan Power BI refresh nupu ja kõik värskemat infot mul Power BI-s update'itud. Mis tähendab, et ma vajutan üks nupp, teine nupp ja kõik see töö, mida ma pean manuaalselt tegema. Mul on tööpäev läbi ja ma saan koolituse teha tehnika kõrgkoolis, mis on väga hea, miks mitte. Nii, aga kuidas see käib? Väga lihtne. Koondtabel meil on nüüd olemas. Kas tahate küsida või kuidas? Või olete... Töötab ja koondtabel. No super, siis olete kõva programmeerijad samamoodi. Ma ei tea, hirmuga vaatan kõike seda koolirida, mis seal on. Jah, et vaata, kui mina õppisin Pythonit, kui mina alustasin sellega, see oli 4 aastat tagasi ja mul oli vaja iseseisvalt seda õppida, see oli uskumatu keeruline ülesanne. Aga nüüd sa lihtsalt küsid, mida see tähendab. Selgita mulle, nagu oleksin 15-aastane nooruk. Ja siis ta lihtsalt vaata, või too mulle mingi näide, nagu oleksin 15-aastane. Siis ta annab meile väga lihtsad näided. Nii, Power BI. Veel paar asjad ma näidan teile. Power BI on see tööriist, mis saab väga lihtsasti andmed visualiseerida. Ja kujutame ette, et meil on see sama koondtabel. Ma vajutan siin Power BI's Excel workbook ja ma panen tähele, et Power BI me saame samamoodi Microsoft Store, Power BI, saame seda alla laadida. Ma otsin minu koond tabel, open. Ja siis põhimõtteliselt me lihtsalt ühendame meie Excelit selle tarkvaraga. Ja see ühendus jääb meil alati, mis tähendab, et kui me midagi koondtabelis muudame või keegi teist muudab, me saame alati lihtsalt refreshi teha ja me saame seda veel kord, me saame seda edasi kasutada. Nii, valin Excel workbook, valin seesama Excel, load. Ja nüüd meil on siis ühendus meie andmetega. Siin, kus data on, me näeme kõik need tulbad, me näeme tulbad ja need erinevad tulbad on seal meil olemas. Ja kuidas me saame edasi? Väga lihtne. Me lihtsalt proovime erinevaid konfiguratsioonid. Näiteks tõstame siia aine, tõstame siia
õpilase nimi, tõstame siia ülesanne ja paneme siia kõik ülesanned. Tõstmisega lihtsasti. Võt. Põhimõtteliselt see on sama nagu see pivot tables, jah, Excelis põhimõtteliselt. Aga te võite ette kujutada, kui siin on nii palju erinevaid võimalused, siin on nii palju erinevaid graafikud, mida me saame teha kiiresti. Siin me vajutame näiteks selle akna peale ja siis me saame valida erinevaid graafikud. No näiteks kujutame ette, et mulle sobib see. Miks Power BI on nii hea tööriist? Sest see töötab meil, me saame seda eksportida ja veebi kaudu igaüks saab vaadata, mis need andmed on. Ja muidugi, jah. See kõik, kuidas sa selle õppisid, et mingi Stack Overflow Ei. ja hindude videod või mismoodi? Ma ikkagi õppisin, kõige YouTube'iga, esimene samm YouTube ja teine samm on ChatGPT. Kui ma midagi ei saa aru, vaata, mis ma teen. Hindu videod ja ChatGPT. Just, see on, mis ma teen? Midagi mul siin ei tööta, esimene print screen, saadan chati ja ütlen, kuule, mul see ei tööta, mis ma pean tegema. Ja, just. Ja niimoodi ma praegu õpin ja kõik need asjad. Niimoodi ma näen, et ChatGPT-l on potentsiaal ikkagi olemas. Ja. Niisama, et tee mulle mingi, ma ei tea, mis asi, tekstidest. Kuule, meil on veel natuke aega, ma näitan teile, kuidas ma õppisin ma ei tea, kas siin on TalTechis keegi või ei ole, jah, TalTechis ei ole. Ma olen selle poolik magister. Okei, et ma õpin juba 2 aastat TalTechis koos chatiga ja ma võin teile näidata, kuidas ma eksamiks ette valmistan koos chatiga, see on üsna põnev. Nii, ühesõnaga, mis ma tahtsin teile näidata, kõige tähtsam probleem, masendav ülesanne, iga päev midagi pean tegema, ma ei taha mitte midagi teha, jah, muidugi, ma olen laiskuse, etalon, väga hea sõna, laiskuse etalon. Ja see tähendab, et meil on suurepärane nüüd abimees, ChatGPT, kes oskab Pythonit, kes oskab VBA-d, teeb kõik need Exceli valemid. Lihtsalt saadame talle pildi, selgitame talle konteksti ja lisaks, kui me oskame hästi promptida, mis tähendab, et me lihtsalt teame, et alati kirjutame talle rolli, sina oled Pythoni ekspert 30-aastase kogemusega, mis annab meile, mis tõenäosus siis kasvab, et see tema skript on parem. Või sina oled teedeinsener 30-aastase kogemusega ja hea pedagoog, aita mind eksamiks ette valmistada. Ja sellised asjad, konteksti, rolli. ChatGPT annab meile mingid lahendused, me lihtsalt need katsetame, kui need töötavad, super, nad töötavad ja las nad töötavad. Me teeme andmeanalüüsi, me paneme Excelit kokku ja nüüd näiteks sama Power BI-ga, me ühendame need koondtabelid Power BI-ga ja nüüd ma saan näiteks vaadata füüsika, CAD-i ja millised tal mingi need andmed on. Või siis siin Power BI-s ma kirjutan Mihkel või Pille ja nii edasi ja nii edasi. Siin me lihtsalt teeme sellise dashboardi, kus me näitame täpselt need andmed, mis on meie ettevõtte või meie jaoks kasulikud. Ja Power BI, me saame seda publish nupu peale vajutada ja meil lihtsalt ilmub link, mida te saate jagada kolleegiga ja siis kolleeg näiteks mul on Rail Balticas, mina vastutan dashboardi eest, iga hommik ma käivitan skriptid, nad teevad koondtabelid, ma uuendan Power BI ja saadan kolleegidele. Ja kolleegid iga hommik vaatavad näiteks, millised projektid on meil praegu käimas. Seal ma olen lisanud lingid, et nad saavad dashboardi kaudu lingi peale vajutada ja siis saavad projekti kätte. Väga palju erinevaid asjad, mida saab dashboardi kaudu teha. Nii.
meil on 4 vist, jah, 4. Viimane tööriist, mida ma täna teile näitan, on siis Power Automate. Power Automate, ma ei hakka siin väga palju aega sellega, aga see on suurepärane tööriist, et mõned süksed rumalad asjad automatiseerida, mis ma mõtlen, et kujutame ette, et te klikite mingid asjad iga hommik, et avate mingid tarkvarad, samamoodi avate iga hommik Power BI ja siis vajutate refresh nuppu peale. Seda kõik on võimalik selle Power BI-ga automatiseerida. Vaatame, kas Power Automate'iga, vabandust. Power Automate, niimoodi see välja näeb. Kas teil on see arvutis olemas? On jah, Power Automate, jah. Power Automate. Me lihtsalt vajutame siin New, Flow, mingi koolitus ma panen, mingi nimi, lihtsalt Create. Panen see kinni. Ja nagu te näete, samamoodi nagu Power BI, väga sarnane keskkond. Siin vasakul pool meil on erinevad nupud. Mis... Vaata, need on erinevad funktsionaalsused. Power BI tarkvara me ühendame mingi andmefailiga või tabeliga ja seal Power BI's me lihtsalt teeme mingid graafikud või sellised filtrid. Et põhimõtteliselt me lihtsalt töötame andmetega. Ja me saame need eksportida ja siis keegi teine saab need dashboardid kasutada. Aga Power Automate, see on, ütleme, automatiseerimine. Et kujutame ette, et ma vajutan siin rekorder peale. Just, õige. Seda ma olen teinud see Power Automate'iga. Et see Power Automate on see tarkvara Microsofti poolt tehtud, mis lihtsalt automatiseerib, et meie arvuti saab iseseisvalt need asjad teha. See rekorder, ma võin siin rekord nuppu peale vajutada. Ja siis põhimõtteliselt nüüd minu arvuti vaatab, mis toimub, mida ma hakkan tegema. Nagu makros. Just, nagu makro, jah. Aga kui makro on meil ainult Excelis, siis siin Power Automate'iga me saame mis iganes. Ja? Nüüd näiteks ma vajutan iga hommik, ma vajutan selle ikooni peale, parem kliks, send right click. Näete, rekorder paneb siin esimene samm. Right click on bottom, Power BI desktop on taskbar. Järgmine, mis ma teen? Mul on siin test file, ma vajutan selle peale. Left click on list item test on Windows jump list for Power BI. Ja nii edasi, ja nii edasi. Järgmine klikk, ma vajutan siin näiteks refresh nupu peale. Et kui kujutame ette, et mul on iga päev selline ülesanne, ma avan Power BI, ma avan täpselt seda faili ja siis ma vajutan refresh nupu peale, mis tähendab, et ta uuendab uuendab seda cond-faili. Ja siis ma saadan seda publishing. Et nüüd see on lihtne ja siis ma vajutan refresh peale ja kõik. Ja ma vajutan done. Ja nüüd Power Automate teeb mulle sellise, ütleme, skripti. Ja siis me saame kontrollida, kas see toimub või mitte. Samamoodi siin paneme väike wait. Näiteks, ma teen 40 sekundit. Nüüd me salvestame seda. Ja põhimõtteliselt meil on, kui me avame Power Automate, meil on see skript juba siin salvestatud. Ma lihtsalt vajutan play nuppu peale ja siis vaatame, mis toimub. Ma vajutan play nuppu peale ja lähen kohvit jooma muidugi. Ja teoorias ma loodan, et see toimub. Ta peab siia vajutama, siis ta vajutab siia, ootab 45 minutit, kuna see võtab aega ja mina tean. Ja siis järgmine, ta vajutab refresh nupu peale, võib-olla veel natuke ootab ja siis vajutab publish peale,
vajutab teised nupud ja kõik. Ja see ülesanne, mida ma pean igapäevaselt iseseisvalt tegema, on arvuti teeb iseseisvalt. Mis on väga hea, ma arvan. Samasti võib öelda, et open mingi Outlook, Ja, start Windows Narrator ja loe ette kõik värsked meilid. Samal ajal Jah. jood kohvi lihtsalt. just. Väga palju erinevaid asjad ja veel üks aspekt, mul on natuke aega jäänud, aga veel üks aspekt, Power Automate, see, mida mina näitasin, on see desktop application, see on siis teie arvutis. Aga lisaks, kuna teil on education või kui teil on ettevõtte mingi litsents, siis sellel on ka veebipõhine versioon. Veebipõhine versioon tähendab, et me läheme lihtsalt siia Microsoft Power Automate, home, see on siis make.powerautomate.com, võite seda proovida. Ja sellega me saame automatiseerida erinevad asjad, mis on pilves. Näiteks, kui OneDrive'is või SharePointis ilmub uus fail, automaatselt saada teavitus Teamsis. Kui tuleb uus Outlooki kiri, automaatselt salvesta attachment SharePointi. Mis iganes. Siin on päris palju template'id, te võite vaadata, see templates. Ja siis te võite siin kirjutada, millised tarkvarad või millised keskkonnad te kasutate, siis te saate vaadata. Meile väga meeldib see väga lihtne automatiseerimine, kui kaustas midagi juhtub, kas kui fail on uuendatud või fail on lisatud, siis automaatselt tuleb teavitus. Et meile väga tihti probleemid on sellega seotud, et keegi on midagi seal SharePointis teinud, unustas kirjutada ja keegi ei tea, see on viimane versioon juba uuendatud. Siin automaatselt midagi muutub, automaatselt saada mulle. Ja mida ma olen näidanud teile täna, see on siis icebergi tipp või kuidas? Õige sõnastas. Ja icebergi tipp, et see on kõige lihtsamad sellised asjad siin. Jäämäe tipp. Et siin saate sügavale minna. Et nüüd teil on arsenaalis Power Automate muidugi ja lisaks Python ja Pythoniga. Mina näiteks olen teinud lastele eile, kuna kohe ma eeldan, et nad hakkavad rohkem arvuti taga istuma, kuna kooli ei ole, siis ma olen teinud sükse skripti koos ChatGPT-ga, et kui ma vajutan seda, siis neil ekraanide peal tuleb teavitus, et poisid lõpetage ära, nüüd on vaja õue minna. ChatGPT-ga olen teinud tõesti, ma muidugi iseseisvalt kunagi ei saaks seda teha, aga lihtsalt proovin ja lõpuks tuleb midagi. Nii, ja viimane, see on siis minu tänane teema, ma loodan, et see natuke oli inspireeriv ikkagi. Viimane asi, see on siis boonus, kuidas ma õpin sellega. Mul oli see semestril 2 kursust. See oli siis, kohe lõpetame, see oli siis vertikaalplaneerimine ja veevärk. Mina olen teinud ChatGPT-s endale 2 õpetajad, veevärgi mentor. Ma ei tea, kas te teate, mis need GPT-d on, põhimõtteliselt need on väiksed tööriistad, kus on all spetsiifiline instruktsioon, mida ta peab teadma. Veevärgi mentor on 30-aastase kogemusega veevärgi insener, kes on 30-aastase kogemusega pedagoog, kes oskab väga hästi selgitada mulle loengud ja ma andsin talle kõik loengud PDF-formaadis, mis mul oli sel semestril. Ja lisaks ta teab, et kui mina kirjutan talle, veevärgi mentor, alustame, siis ta teab, et ta peab vaatama loengud ja ta esitab mulle küsimus. Selgita, mis on ühisveevärk ja millised on selle põhilised omadused ja eesmärgid. Mina muidugi ei tea. Mina kirjutan, et ei tea, siis ta ütleb, pole midagi, õpime koos. Õige vastus ühes veevärk on ehitise ja seadmete süsteemile kaudu toimub kinnistute veega varustamine ja nii edasi ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt ta võttis need andmed sellest loengutest ja siis te võite ette kujutada üks variant, kui ma istun ja lihtsalt proovin ja lihtsalt loen need loengud läbi. Aga kuidas sa seda teed kindlaks, et see vastus, mis ta võtab, et see on õigest kohast? Võib-olla võtab mingisuguse, ma ei tea, Põhja-Korea mingisuguse standardi aluseks näiteks?
No kõigepealt ma olen talle kirjutanud, et sa kasutad ainult loengud. Ja ma olen talle ise talle need konkreetsed. Just, ja vaata siin, kui ma edit GPT, Ehk see on ikkagi suunatud selles suhtes chat, mitte lai chat. ja see on suunatud, see on GPT ja see on see ChatGPT tasulise versiooni eelis, et sul on võimalus need asjad luua. Ja nagu sa näed, mul on kõik need 8 loengud, mis professor meile andis, on siin pandud. Ma ei tea, kas ta on professor, ta ei ole professor, ta on õppejõud, tema nimi on Andrus Värk tema. Ei, mitte V-värk, lihtsalt värk, ja see oli naljakas, aga ta on värk, tõesti. V-värgi õppejõud on perekonna nimega Värk. Niimoodi mõnikord juht. Nii, ja see on suur teema, need GPT-d, aga põhimõtteliselt sellega ma lihtsalt, iga päev, ma ei tea, 30 minutit istun, katsetan, õpin, ta vastab mulle. Ja mis on kõige tähtsam, see on aktiivne õppimine, mis tähendab, et ma pean formuleerima iseseisvalt, kuidas ma saan aru, mis on ühisveevärk. Ja mõnikord nagu tuleb mingi küsimus, sa mõtled, okei, ma tean seda, aga kui sa hakkad formuleerima, siis nagu tuleb välja, et ma pean loengut avama ja pean siis vaatama, nagu, kuidas tõesti täpselt seal on kirjutatud. See on võimalik ka, et mõned asjad on, siin on päris et ühesõnaga, me lõpetame ja minu eesmärk oli teile näidata, et need AI tööriistad ei ole lihtsalt mingid chatbotid, millega te saate mingid kassipildid genereerida, vaid lihtsalt me saame koodi genereerida, see on mõttepartner, mis saab nõu anda, kuidas automatiseerida, kuidas, et oleks võimalik ka mingi laiskuse etalooni saada, et igaüks saab seda teha. Aga minu poolt on kõik ja suur aitäh, kui on küsimused. Väike märkus, tegelikult ise olen ka veetehnikat TTÜ-s õppinud, aga mina chat ei olnud. Okei. Kahju, mul on ka. Tead, mina alustasin 2 aastat tagasi, kui see ei olnud nii hea. Ja nüüd ma koos sellega teen. Tead, mul oli eksam, V-värgi eksam ja siis praegu õppejõud enamik ütleb, et okei, võite mingi chati kasutada. Ja mina mõtlesin, seal oli ekraani pealne eksam, mingit ülesanne ja siis ma lihtsalt võttasin telefon, tegin pildi, kirjutasin, sina oled V-värgi insener 30-aastase kogemusega, lahenda see ülesanne, palun. Siis ta hakkas lahendama kõik valemid, kõik muud asjad ja ma ütlesin, ei saa olla, et see on nii õige. Ja siis ma mõtlesin, äkki ei, ta vist halluseneerib ja siis ma hakkasin iseseisvalt kirjutama ja lõpuks tuli välja, et ChatGPT oli õige ja mina oli vale. Niimoodi see on.